sul ei olnudki peale. Jätkame ülekandeid siis paarismänguga, nagu enne sai öeldud. Eesti paar Hendrik Kinno ja Henri Nael võistlus tules ja praegu servis Hendrik Kinno ja 2 lihtsalt viga järjest tegi ja kaotati game. Ollakse 1-4 taga Hispaania paari vastu Ivan Arenas Gualda ja Jorge Hernando Ruano, kes on esimesena asetatud PAF Openil Pärnus. Hispaanlased olid Tallinnas turniiril PAF Openil finaalis paarismängus. Just Ivan Arenas Gualda on paarismängus päris edukas olnud ITF turniiridel. Turniiri võite päris palju. Hernando Ruano on pigem üksikmängu tüüp, aga kuna siin 2 hispaanlast osaleb turniiridel, siis üsna loogiline, et otsustasid ka paari koos mängida. Hendrik Kinno ja Henri Nael. 2 korda oma servi loovutanud selles setis. Avaringis 16 hulgas Arenas Gualda ja Hernando Ruano võitsid Jakob Padak Tussonit ja Jonathan Richard napilt 6-3, 6-7, 10-6. Inno Nael aga võitsid Christopher Sven Kliimandit ja Lukas Mugevitšust, need just samuti napilt 3-6, 6-4, 10-8. Ja antud mängu võitja pääseb siis poolfinaali. Poolfinaalid mängitakse homme. Ja praegu kohtunik ei näinud viga, serv oli tegelikult. Mängijad ise otsustasid. Siis kohtuniku eest antud fair play hispaanlaste poolt. 30-0. Ei ole hispaanlastel mingid probleeme. 5-1 juhivad nad esimeses setis. Selle mängu võitja läheb siis kokku veerandfinaalis sakslaste Schönenberg Unner ja siis vene paaril Istratov Polakov võitjaga. Praegu on see mäng veel pidamata. Ja Villem. No nii, mängu üks huvitavamaid punkte praegu oli kõike, nii võrgutripse kui jõuliselt löödud head reaktsiooni ja atraktiivne punkt ja 15-0. Servib Henri Nael. Ja nüüd mängis Ivan Arenas Gualda hästi. Ja 15 tasa. Ja selline sõbralik õhkkond platsil. Peale seda paarismängu on siis teatavasti veel üks paarismäng, kus platsil koguni 4 mehest 3 Eesti esindajat. Vladimir Ivanov, Andrei Vassiljevski. Vassiljevski on Valgevenest, nendel on teine asetus ja vastu astuvad
Alan Brašinski ja Karl Keurusaar, kes mängisid veerandfinaalis ka Tartu turniiril. Ivanov oli Tartu turniiril poolfinaalis koos Dmitri Žirmantiga, teise valgevenelasega, kes teatavasti üksikmängu turniiri Tartus võitis. Korralik serv ja 40-15. Tänastes varasemates mängudes oli siis 2 eestlast võistlustules. Anton Pavlov andis päris hea lahingu esimesena asetatud Adrian Posselile Šveitsist just enne seda paarismängu toimunud kohtumises ja 6-3-7-5 võit Posselile. Suures teises setis olid kõik võimalused Pavlovil viia mäng ka otsustavasse seti omakorda. Ivanovil ei olnud raske ennast veerandfinaali mängida. Rootslane Solberg alistus 6-2-6-2. Nii et igal juhul siis homme on üksikmängus veerandfinaalis mängimas üks eestlane, Eesti esindaja Vladimir Ivanov. Ja paaris mängus siis jõuab ka keegi eestlastest igal juhul poolfinaali. Topeltviga, see tähendab seda, et homme kindlasti jätkame ülekandeid ja kommentaare Delfi TV-s. Kõik need 3 turniiri on õnnestunud teieni tuua siis Delfi TV ja Eesti Tenniseliidu koostööle. Loodetavasti koostööprojektid toimivad ka edaspidi. Otsustav punkt praegu ja oli võib-olla võimalik ja seda palju oli võimalik õhust mängida, aga lasti läbi ja esimene set ja game hispaanlastele 6-1. Sellest on päris mitmelt võistluselt, nii Eesti meistrivõistlustelt kui ka kõikidelt rahvusvahelistelt võistlustelt teinud tenniseliit erinevad kanalid pidi ülekandeid. Lisaks, mis on muutus võrreldes nüüd viimaste aastatega, et on toodud turniirid ka regioonidesse, et ei toimu kõik rahvusvahelised turniirid pelgalt Tallinnas. 2 nädalat tagasi mängiti Tartus ja nüüd siis Pärnus. Tartus on hall 6 väljakuga, aga Pärnus on 6 väljakuga hall, nii et ikka mängutingimused sobivad seda alati rahvusvahelisest turniiriks, miks mitte siis kasutada seda võimalust ja tuua rahvusvahelist tennist ka väljapoole Tallinnat nähtavale. Lisaks sellele on siis see pluss, et Eesti mängijad saavad rohkem kohti tabelitesse vaba pääsme näol nii põhitabelis kui kvalifikatsiooni. Ning näeme seda, et see on andnud tulemust, et meil on 2 esimesel turniiril saavutasid oma esimesed ATP punktid Kristjan Tamm ja Mattias Siimar. Kogu selliselt on ATP punktidega peaks olema 8 meesmängijat. Mis ei ole sugugi väike number, jah, võib-olla tõesti meil ei ole momendil maailma tipus mängijaid, aga Jürgen Zopp, kes oli 2 aastat tagasi ka maailma esisaja, korra 71. maailma reket, seal tuli nagu vigastus, on mõjunud halvavalt tema hispaanlastel kindel ülekaal.
hea serv ja game hispaanlastel 1-0 teises setis. Kolmkümmend 0. Nelikümmend 0. Ja praegu mängisid hästi. Inno Nael kindlalt võtsid game'i ja 1-1 teises setis. Viisteist 0. Senise mängu käigus pole Eesti paarel kordagi murdepalli olnud, vastastel koguni 4. 3 korda murti serv eelmises setis, sellest ka kindlad numbrid 6-1. Ja areenas ta mängis väga kindlalt võrgus. 2-1 Hispaania duett juhtimas teises setis. Ja kiire dünaamiline mäng siin. Väga kaua
ei kesta kohtumine, lisaks selle, kui otsustavasse seti isegi läheks mäng on seti asemel kiire lõppmäng 10-ni. Lihtne viga Johanna Reenaselt. Hoida kogu aeg oma servi ja kes teab, viie mäng ei suuda vastas servi murda, hoida oma servi ja jõuda tie-breakinigi teise seti ja sealt juba. Ja Hispaania paar on favoriit, aga siin võib igast asju juhtuda. Servid. Ja game Inno Naelale ja 2-2 teises setis. Hea tõrje oli praegu madal jalgades. Ja praegu oli õnne ka natuke hispaanlastel, et hea tõrje Innolt ja siis Volle ja tahajoonele edasi ei suudetud seda võimalust ära kasutada, 15 tasa.
ilus punkt. Kõik algas tänu Henri Naela heale tõrjele. (15:30). Ja serv ja Inno ei saanud hakkama selle palliga 30 tasa. Aga no ja 2 korda hästi servinud Ivan Arenas Valdaja, 40-30. Jälle hea serv ja ei ole midagi teha. Arenas Kolde ja Hernando Ruano juhivad 3-12 setis 6-1 ka neile esimene set. (15-0). Kahju ja praegu Vollega eksis Hendrik Inno ja 15 tasa. Hea tõrje. 15-30. Ja hästi mängitus praegu, hea serv ja Henri Nael läks vahele, nii nagu paarismängus vaja teha, nii peabki mängima. 30 tasa. Positsioneeritud serv poolt vanasti, aga ikka pehmeks jäi see serv. Ja 30-40.
vastase tõrjemine tuleb teha võimalikult raskeks. Ei ole midagi teha ja nüüd toimus ka servi break teises setis. Hispaanlased murdsid Inno naela servi ja juhivad 4-2 teises setis. Oi. Ja no see oli juba totaalne rumalus, et seda oleks võinud ikka lüüa normaalselt, see ei olnud küll nüüd väga rabaka koht, et juba liiga lõdvalt võtavad seda mängu hispaanlased. Veel 15. Teevad ikka lihtsalt liiga palju meie mängijad, et jah, kui vastane tõesti mängib hästi või tõrjub jalgadesse servi geimides, veel loogiline, et võib eksida, aga praegu ei olnud pall üldse keeruline. Tahab liiga nurka joonte peale paigutada seda. Aga selge, et siin tegemist on kogemuste puudumisega. Ja 15-30. Ja siis hispaanlase Hernando Ruano rumal löök siin geimi alguses võib veel aidata Eesti paaril teises seits konkurentsis püsida ja kahjuks läks tõesti löök outi ja 30 tasa. Vastane nii-öelda pakub veel selles geemis võimalust, pakub varianti meie paarile. Ja nüüd tegi hea servi. Fernando Ruano ja 40-30. Täiesti hiljaks Henri Nael ei jõudnud korralikult tasandit sisse võtta. Paraku jah, Inno tõrjus selle, oli 15-30 korra siin geemis seis. Inno tõrjus outi ja 5-2 teises setis arenas Kualda ja Hernando Ruano ees. Esimene set ka 6-1 neile. Esimeses setis lasti breikida 3 korda oma servi. Eesti paar nüüd selles teises setis 1 korra ainult. Kõik päris kadunud ei ole.
ja huvitav, et Sinno ei tunnetanud ära praegu olukorda, lasi palli läbi, mis tegelikult kukkus paar meetrit sissepoole tagumisest joonest, et siin ei lugenud mängu sugugi. ja 0-30. klassivahe on nii ilmselge, et siin ei ole imestada, et hispaanlaste ülekaal ja nüüd on 0-40 matšpallid hispaanlastel, väga kiiresti on see mäng kestnud lühikest aega. ja nüüd, kui pall oli ka reketi peal, ikkagi Inno eksis ja 6-2 või 6-1, 6-2 võitsid Arenas Gualda ja Hernando Roano ning jõudsid sel turniir poolfinaali. Väikse pausi järel siis ootab meid järgmine mäng, kus vastamisi Alan Brašinski, Karl Kiursaar, puhtalt Eesti paar, ja vastu tuleb Vladimir Ivanov, kes mängib koos valgevenelase Andrei Vassiljevskiga. Nüüd väike paus.